Silver, nüüd meil sai terrass valmis. Jep. Ja minu arust sai väga hea. Nagu tutikas. Nagu tutikas. Nüüd, laud. Jep. Tundub, et sellega midagi tehtud siin ei ole. Ainuke, kes on teinud sellega midagi linnud. Ma vaatan siin ja siin. Aga selle me saame ilusti ära ja kuna ta on ka natukene halliks läinud, siis teeme selles mõttes nagu täpselt samamoodi, nagu tegime ka terrassiga. Et teeme siia kerge sellise pesu ja laseme ära kuivada ja siis õlitame. Teopesu on selline pulber, aga väga tõhus puhastusaine, eriti kui sul on läinud juba tõesti mustaks ja koledaks ja halliks. Tihtilugu, mis ma näen, on see, et mingisugune selline aialaud lastakse kuskil aianurgas vedeleda juba mingi 7 aastat, 7 aastaga ta on juba nii vana, et ja nii kole ja nii katki ja mädanenud, et viska minema. Aga kui teha selline õigeaegne hooldus, siis ta võib sul vabalt seal aastakümneid isegi vastu pidada. Aga siin Kalurikülas elad ja kalal käid? No harva, aga kui siis jah, võrku paneme. Okei. Mis siin põhikala on? Mida? Nekka leste. Lesti? Lest on põhiline, jah. Õlitamiseks me kasutame sama õli, mis läks terrassilegi. Kuna see õli ongi terrassi ja mööbli õlitamise õli. Nüüd on laud valmis. Kuidas jääd rahule tulemusega? No absoluutselt ilus on ju. Täpselt siuke naturaalne puit, ta hoiab nagu ilusti samas kõik need asjad on näha, mis tahad näha ja samas siukene täpselt maakodusse sobilik, ma tunne. Jaa. Ja lisaks veel on see, et ta kaitseb sul nüüd seda puite. Grill käib nüüd meil ja paneme varsti liha peale ja saame ka hakata lauda kasutama. Jah. Aga hea. Külmad, õlled, saunad.